Tere! Mina olen Raido. Mina olen Mait. Mina olen ettevõttest nimega Ait Nord. Mina olen Mait Koverekist. Ja täna me räägime üsna põhjalikult soojuspumpadest laiemalt. Maasoojuspumpadest, õhkveest, jahutusest, küttest, tarbeveest ja seda läbi praktiku silmade. Boilerid, ehk siis tarbevesi. See on üks niisugune samamoodi üks tore asi, et tore teema, eks ole. Kui ta on masina sees, siis ta on nagu... Masina sees on meil tegelikult 180 liitrit seal. No teatud masinat on võib-olla natuke rohkem, aga keskmiselt on ikka 180. 180 liitrit Boiler, millest me saame, ütleme, kusagil suurusjärgus 240 liitrit tarbevett, eks. No 40 kraadist. 40 kraadist. See on nagu enamuse perede, ütleme, enamuse leibkondade jaoks on see täiesti piisav. Et kuidas sa arvestad? Või kui suurt tarbeveeboilerit vaja oleks? Tõesti, mõnel inimesel on 4 inimest ja nad ütlevad, et nad saavad 50 liitrisega hakkama. No siis ei ole vaja, aga kui on meil vannid, suuremad vannid ja rohkem naisi majas, siis on vaja suuremaid boilereid. Me läheme libedale teele. Aga tõsi ta on. Selles mõttes, eks tegelikult me jõuame selleni, et iga perekonna veetarbimine on ju mõnevõrra erinev. Ei ole jah reeglit, et on välja arvutatud mingisugustele inimestele, kui palju on vaja vette, aga ei ole reeglit. Mingisugused pikaajalised mõõtmised, ma tean, kortermajades ütlevad, et see on nagu, nüüd on vist tehtud aastast 75 või sinna, sealt maalt on seda veetarbimist mõõdetud. See on aastakümnetega pidevalt vähenemas, ehk siis see trend on vähenemas, inimesed on õppinud vett kokku hoidma, eriti nad saavad aru, et tarbevee tootmine kõrgesse temperatuuri on kulukas ja proovitakse seda kulu nagu natuke vähendada, ehk siis nagu inimesed on hakanud vähem tarbima vett. Aga sellest hoolimata meil on mõlemal olnud juhuseid, kus tavakogus, mis on, ütleme, 18 liitrit võib-olla minutis, on selgelt ületatud. Seal osad dušid tarbivad seal mingi 30 liitrit. Ja need on disain dušid, mis tuuakse, on suured seened laes ja võivad boilerid tühjaks saada meil 7 minutiga. Just, et siin oleks nagu vist ilmselt ka väga-väga tark. Just nimelt selle projekti koostamise. Kõik peaks olema nagu paigas, isegi teada, mis dušid sa paned sinna. Absoluutselt. Eks ka tegelikult vanne on ju erinevad. On ka istevanne, on ka suuri nurgavanne, 200-300-400 liitrised, eks ole, seda oleks ju nagu ka üsna tark selles mõttes natukene ette mõelda. Minu kogemus ütleb seda näiteks, et kui istub teise pool lauda võib-olla noor pere, kes endale ehitab oma esimest maja ja küsid, et kui palju veetarbimis, ütleb, et me oleme kahekesi, küsid, kas nagu järel tuleb palju, kindlasti tuleb. Ehk siis tulevad lapsed, tulevad ka suured vannid, tuleb ka suurem veetarbimine. Maja me ju ei ehita 2-3 aastaks, me ehitame seda ikkagi ju nagu pikemas perspektiivis, et selles mõttes oleks tark natuke seda veetarbimist, eriti just nagu läbi mõelda. Et teinekord võib-olla seal eraldi seisvad boilerit välja vahetada on suhteliselt lihtne, kui meil on ikkagi integreeritud boileriga masin, siis seda pärast vahetada võib-olla või juurde lisada on ka päris keeruline. Teinekord küll, sest ega tehnoruumi suurusega me just ka tihti nagu väga palju hiilga ega. Ei. Tänapäeval nagu tuleb väga tihti ka riidekappi paigaldada. On olnud juhused. Aga kui me räägime veel kord sellest tarbeveest, et me räägime natuke nüüd sinna sellest tehnilist poolt taha, siis tarbeveeboileri juurde samamoodi, eks ole, paisupaak. Paisupaak. No võib-olla sellest, et kõige lihtsam on, mida mina olen näinud, boileri paigaldus on ühe kaitseklapiga. Kaitseklappi pannakse pikali, otse voolik trappi ja läheb. See on ju... Ilmselt on see väga kole, väga kulukas. See on kole ja see on kulukas ja mingi aja mööduses see lihtsalt jääbki jooksma, kas siin on paisumist või ei ole. Ja paisumine on igal juhul. Kui me kuumutame 7-kraadist vett, mis meil trassist tuleb, kuumutame 60, see vesi paisub. Jaa, aga kui ta on juba rikkis, siis ta jookseb isegi ilma paisumata, kui on juba üles köetud boiler. Seda küll. Et see on nagu kõige odavam ja lihtsam, kui meil on üks kaitseklapp. Võib ka juhtus olla, et pannakse sinna tagasilöögiga kaitseklapp ja on ka ilma kaitseklappid, et tagasilöögiklappid on paigatud. Ehk siis, kui seda ei ole, meil tegelikult toimub paisumine maja torustikku või siis, ütleme, kui meil on külmavee sisendil on meil kaitseklapp vahel, me sinna torustikku paisume maja poole. Ehk siis, kui nüüd avada segisti, tuleb sealt oluliselt kõrgema survega tarbevesi, mis on tegelikult päris ohtlik. Et see ei ole hea, kui ta veel kusagil seina sees mingi liite lõhub või midagi sellist võib seal olla üsna... See on nüüd niisugune lihtne paigaldus. Odav säästupaigaldus, aga siis on ka nii nagu korrektne paigaldus, võiks meil välja näha selline, et kui boilerit paigaldame, peab olema meil kaitseklapp, peab olema meil, manomeeter see võib olla ja peab manomeeter oleks tegelikult hea, me näeme ka tegelikult visuaalselt ikkagi, mis meil rõhud on. Just.
aga vot nüüd see asi, mis sul siin selle toru ja selle paisupaagi vahel on. See on nüüd nagu korkventiil või nagu kuidas keegi teised kutsuvad. See on meil selleks, et me saaksime paisupaagi kontrollida. Me saame siit teda kinni panna, me saame paisupaagi surve alt vabaks ja me saame tema rõhku kontrollida. Just täpselt. Et kui me lihtsalt siia pumpame sisse, siis me ei tea kunagi, kui palju siin tegelikult seda rõhku sees on. Ehk siis tegelikult hoolduse ajal ja ka tegelikult käivitusel, selle paisupaagi seadistamisel on see nagu tähtis. See on nagu oluline ilma selle. Me sätime alguses paika ja pärast me saame kontrollida, et kas meil on see olemas. Just. Ehk siis see sama toimib ka tegelikult küttel, see sama on ka tegelikult tarbe veel. Ja. Just. Ja paljudel juhtudel on, et on kraan siia pantud ja siis on lisaks pantud siia kaitseklapp, et tühjendatakse kaitseklapist. See on vale. Aga kaitseklapp ei ole kindlasti tühjendusventiil. Seda kindlasti. Boilerid on ka veel, kui me räägime nüüd natukene veel boilerid, siis tegelikult hästi laias laastus on boilerid Eestis ju 2 tüüpi. On roostevabad ja on emaileeritud. Just. Et mida soovitada? Jaa, näiteks. Kui me räägime nüüd masinatesse integreeritud boilerid, siis on ta seal sees nagu ta on, eks ole. Et reeglina on nad seal sees emaileeritud. Just. Ja nüüd välist boilerit me saame võtta nii roostevabad kui emaileeritud. Ja roostevaba kindlasti on kallim, aga temaga on ka kindlasti rohkem peavalu, et kui teatud kohtades näiteks ei saa panna seda tavalist anoodi, siis et vesi hakkab haisema. Tavaline anood, räägime nüüd selles mõttes. Meil on tavaline anood, mis on kõikides boilerites sees, on siis magneesiumanood ja sinna saab panna siis ka titaananoodi, mis siis on elektrilaengud, et meil kestaks. Aga kui me nüüd võtame lihtsalt selle magneesiumanoodi ära, keerame korgi ette, et siis võib juhtuda, et see paak on meil lihtsalt paari aastaga juba sõela või. Just, eks tegelikult anoodi eesmärk on ju sees kaitsta hapliku korrosiooni eest. Täpselt. Eks et anood nii-öelda roostetab siis paagi asemel. Või selle teatud metallist osise asemel, mis on selles mõttes selles süsteemis, eks. Et anoodi eesmärk on see, eks siis ta tegelikult kaitseb. Kui nüüd see ära võtta, siis me võtab ära kaitse, eks ole. Ja siis inimestel on meil ka niisugune ekslik arvamus, et meil on roostevaba, et see ju rooste vastu, aga roostevabal metallil on lihtsalt niisugune üliõhuke kiht, mis on see roostevaba peal. Seda küll. Nüüd, kui me räägime veel boileritest, me räägime natukene ka veest jällegi. Ehk siis viimastel 6 nädalatel on kuulda olnud ka jällegi Eestis olnud paar juhtu, kus on tegemist Legionella bakteriga. Jah. Ehk siis Legionella teke, ehk siis Legioneri tõbi, Legionella bakter tekib ju meil, kui meil on veetemperatuur on teatud vahemikus, eks ole, seal mingi 40, 45, 50 kraadi juures, see on tema kõige parem nii-öelda kasvulava ja tegelikult seisev vesi. Just. Et ta on ääret ohtlik, see võib lõppeda surmaga, eks ole, kui inimene haigastub Legioneri tõppe, ehk siis saab Legionella bakteri. Kuidas võidelda? Vett tuleb tarvida. Ja ei tohi kokku hoida, et me hoiamegi seal niisugust madalat temperatuuri. Ei küta kuumaks näiteks. Sest tegelikult on ka kõikidel ju kütteseadmetel on bakterikaitse. Ehk siis me kord nädalas, kord tagant tõstame tarbevee temperatuuri ülesse, seal üle 65 kraadi ja hoiame seda teatud aja. Nüüd me oleme selles mõttes teinud bakterikaitseprogrammi, ehk siis me oleme tapnud selle bakteri seal sees. Kui me nüüd räägime näiteks sisse ehitatud boiler'iga mudelitest, räägime tarbeveest, kui meil on seal pidev tarve, ehk siis see 180 liitrit vahetub meil näiteks ööpäevas. Ja siis meil ei teki niisugust seisnud vett ja ei ole ka sellist probleemi. Eks ole? Ja. Et ehk siis, kui me räägime nüüd versus võib-olla seal 300 liitrit boiler, eks ole, ja üks kodutarbija, siis on see probleem täiesti olemas. Just. Me peame seda tegema võib-olla tihedamini. Õnneks seda teeb meie eest, eks ole, soospumba automaatika. Kui see on mitte välja lülitatud. Jah, just. Kõik asjad töötavad paremini, kui nad on sisse lülitatud. Ja siit jälle jõuame sinna, et on vaja hooldust, et kui me ise midagi sealt ära õpime ja ära näpime, siis see ei pruugi aasta pärast teil meeles olla, mida teinud olete ja olete nagu pool aastat kopsupaneetikus. Siis ongi hea, kui käib tehnik, vaatab kõik üle ja vaatab ka teie töö. Ehk siis tegelikult ohutus. Ohutus, just. Absoluutselt. Nii palju boileritest. Kui sul hea vaataja jäi midagi aru saamata, küsimata. Kui jutt kõnetas. Ja kui midagi on veel küsida, veel uurida, siis ole hea. Helista Maidule või kirjuta.